Tere! Eetris on poliitiline podcast, kus mina ja Jevgeni arutame väga olulisi sündmusi, mis võivad mõjutada meie elu. Tere, Jevgeni! Tere, Maria! Ja täna mina tahaksin rääkida meie presidendist. Vist kõik sel nädalal temast räägivad. Seda ei juhtu väga tihti, kui kõik peast räägivad. Just, aga sel nädalal andis Alar Karis Euronewsile intervjuu, kus tema hindas, et Euroopal on vaja luua suhtluseks Venemaaga eriesindajad. Ja tuli välja, et tegemist oli tema soologa, kuna ametlik Eesti seisukoht sellist lähenemisviisi ei poolda ja kõik praegu üritavad ette aimata, miks ta seda ütles, miks ta nii ütles. Kas sul on arvamus selle kohta, sellepärast minu arusaamise järgi ikkagi Eesti valitsus formuleerib ja viib ellu Eesti välispoliitikat. Eesti presidendil on natukene teine funktsioon. Tavaliselt inimesed, kui nende tööleping hakkab lõpule jõudma, otsivad ikkagi uusi väljakutseid ja ma arvan, et presidendiga, kelle ametiaeg lõpeb meil teatavasti sel aastal, on praegu silme ees samad perspektiivid. Võib-olla ma ei tea, kas ta tahab seda eriesindaja kohta või siis ta tahab lihtsalt kuidagi võib-olla eristuda selles poliitilises dialoogis, mis meil Eestis ja Euroopas üldse on, sest ega Alar Karis ei olnud ainuke, kes selle ideega praegu just ma väga piiratud aja jooksul esines, et teine oli Läti peaminister, mis oli ka nagu küsimus, et kas see on Läti valitsuse seisukoht või see on peaministri nii-öelda siis esitatud mingisuguse nii palju, kui ma tean, et praegu Lätis üritatakse teda umbusaldada. Ma ei tea, kas sel põhjusel või teisel? Seal on väga palju põhjusi, et teda umbusaldatakse sama tihti kui Katri Raiki Narvas näiteks. Selge, neil on oma ette lugu. Ja, aga seal opositsioon isegi ei vaevanud siis parlamendi saali tulla, nii et see viimane umbusaldusavaldus ka kukkus läbi. Ja siis oli ka Leedu siis endine tipp-poliitik, kes on praegu seal Euroopa Komisjoni liige Leedu poolt, et tema esines sarnase seisukohaga, et huvitav, et just nagu kolm Balti riiki olid just kui selles eesotsas, selle initsiatiivi eesotsas, et aga samas siuke valuline reaktsioon võib-olla Eesti ühiskonnas on ka seotud sellega, et välisministeeriumiga valitsus ei teadnud sellest mitte midagi ja siis arvestades, et meil on ikkagi nagu suhteliselt nagu väike riik, kus avalik võim räägib esitab samu arvamusi ja samu seisukohti, et kui riigipea on nii palju soleerib, siis võib-olla see on vähemalt üllatav. Ma olen sinuga täiesti nõus, et tegelikult see toob kahju Eesti välisimagole, sellepärast sa oled öelnud, et Eesti on väike riik ja oleks loogiline, kui president, välisminister, peaminister vähemalt suhtlesid oma vahel, ega mingisugune intervjuu meedias ei oleks suureks üllatuseks teistele. Ja tead, mina märkasin, et Maria Zaharova juba reageeris sellele intervjuule ja ütles selles stiilis, et vist Balti riigid on väsinud istuda lau all ja kui nad tahavad siis pidada mingisuguseid läbirääkimisi ja kõnelusi. Ja see näitab seda, et Venemaa selles dialoogis üldse ei ole huvitatud. Ja siis Balti riigid on tegelikult väga hästi esindatud selles dialoogis, sellepärast, et Balti riigid on osa NATOst ja Euroopa Liidust, et mitte kunagi siis väike Eesti ei saanud maailma asjades nii aktiivselt kaasa rääkida, nagu ta praegu saab. Võib-olla vajab mainimist ka, et
Eesti kodanik on praegu Euroopa Liidu kõrge välisasjade esindaja, aga noh, see ei muuda väga mängu, sellepärast, et ta lihtsalt ametnik, kes esindab Euroopa Komisjoni. Ja tegelikult Kaja Kallas on öelnud juba täna, et sellist eriesindaja kohta, ameti kohta ei ole vaja, sellepärast tema on olemas, täiesti olemas. Ja, et võib-olla siis see eriesindaja koha loomine on siis võib-olla selle idee nagu tuum on selles, et siis kuidagi nagu Euroopa Komisjoni kõrvaldada. Et siis oleksid jällegi nagu kaks Euroopat, et üks, kes tahab seda ühtset välispoliitikat ja teine, kes tahab rohkem kompromisse, tahab rohkem mängida koos kas siis Washingtoniga, Moskvaga või siis luua siin igasugused teistsugused skeemid. Ma ei tea, kas see on Eestile lõppkokkuvõttes kasulik või kahjulik, ilmselt Alar Karis ja siis võib-olla tema kõrval seisavad mingid välispoliitika nõunikud, ma ei tea, kes see on, Kolga või kes. Kolga. Ja ma mõtlen, et see natuke laiem ring nõunikke. Ja siis, et nemad on siis hoopis teisel seisukohal kui välisministeerium, kes tahab, et see välispoliitiline joon oleks läbipaistev ja rohkem läbipaistev ja siis Euroopa Liidus kindlasti ühtne. Jah, kahetsusväärne, kui siis oma ameti siis positsiooni ära kasutades, et keegi siis mingisuguse isikliku agenda püüab ajada, aga sellised riskid on alati olemas. Ja siis mulle meeldis, kuidas Vabariigi valitsus ja peaminister on seda olukorda praegu lahendanud, et need avaldused, mis valitsuse pressikonverentsil olid suhteliselt nagu tasakaalukad, et välisministri positsioon võib olla ka nagu seotud sellega, et ta tahab natuke siis jõulisemalt positsiooni siis esineda ka arvestades, et varsti on parlamendi valimised. Ja tead, ma arvan, et Eesti nagu väikse riigi jaoks on väga oluline ikkagi hoida ühtset joont. Et ei tekiks selline segadus, et ütleme siis Euroopas ja isegi näiteks Venemaal enam ei saada aru, et mis meil tegelikult toimub ja mis on siis välispoliitiline visioon ja mis on need seisukohad. Aga seda, kas on võimalik tulevikus seda vältida, mul on teatud ja päris suured kahtlused, sellepärast presidendi poolt see oli süke esimene juhtum, sellepärast oli seotud Kasahstaniga, kus ta oma kõnest on välja võtnud teravaid seisukohti ja siis tema arvamus Ungari kohta, et Euroopa Liit peaks Ungari eest maksma trahvi, kui ta loobub Venemaa gaasist ja kõik need väljaütlemised ei olnud kuidagi kooskõlas Eesti välispoliitikaga. Ja minu arust see on hästi ohtlik isegi, sellepärast see tekitab segadust ja ma tegelikult ei usu, et president teeb sellest juhtumist õiget järeldusi, sellepärast seda, kuidas tema hakkas seletama, mida ta tahtis öelda ja ta ei öelnud midagi sellist, mis on kuidagi vastuolus Eesti välispoliitikaga, ikkagi viitab sellele, et ta päriselt hästi aru ei saa, milles seisneb probleem. Ega sulle see ei tundus? Mulle tundub, et tal on raske kuidagi nagu alluda siin, et ta on juba seda mõista andnud ja vist väga hästi isegi verbaliseerinud, et vaata tema CV-d, et inimene on olnud ülikooli rektor, siis Tartu Ülikooli rektor, siis riigikontrolör, siis Eesti Rahva Muuseumi direktor, vabariigi president. Ta varem ei ole mitte kunagi seotud just välispoliitikaga ega sotsiaalteadustega. See teadusdoktor, eks ole, tuleb siis, et ta on riigipea ja talle keskharidusega välisminister ütleb, et mida ta tegema peab. Et ma arvan, et tal on raske kuidagi sellega leppida. Et ja isegi kui välisministeeriumist keegi veel, eks ole. Kindlasti, sellepärast, et ta arvab, et ta teab paremini, et ta võib teada paremini, kus juures ma ei vaidle vastu, et
et siis tema isiklik ekspertiis võib olla tõesti tasemel, aga küsimus on selles, et Eesti on ikkagi parlamentaarne riik ja seda ei juhi mitte Vabariigi president, vaid parlament ja siis parlamendi poolt ametisse määratud valitsus ja kes ka välisminister ei oleks, et kindlasti tema sõna on antud juhul, rääkimata siis kogu valitsusest palju kaalukam. Vaatame, kuidas hakkab selline situatsioon arenema lähipäevil ja lähinädalatel. Minu suurim lootus, et see teema kuidagi vaibub ja jääb lihtsalt sellisena, et inimestel olid erinevad arvamused võib-olla, sellepärast ma ei tahaks arvata, et sellest kasvab, ma ei tea, mingisugune suurem probleem. Kahju meie välisministrist, kes on praegu Kiievis, et ma täna hommikul kuulasin tema intervjuud, et ta oli selgelt väga nördinud selles, et kui palju ta peab seal selgitama, et mida nüüd Eesti õigupoolest arvab. Lihtsalt tekkis lisatööd välisministrile ja Eesti diplomaatidele. Nii, aga vahetaks teemad ja räägiks natukene Tallinnast ka. Nagu saime kõik teada, Tallinnas on loodud 21 lisa ametikohta ja ma arvan, et on plaanis neid täita partei taustaga inimestega. Milline üllatus? Kuidas sa arvad, et miks vaatamata sellele, et raha raisatakse, et maksumaksjate rahaga inimestele pakutakse tööd, palka, Tallinna koalitsiooni reiting ei lange ja Keskerakonnal ja Isamaal ikkagi püsivad stabiilsed kõrged reitingud. Kas inimesed on täiesti pimedad ega ei mõista, mis toimub, sellepärast 4 aastaga ainult nende siis 21. kohtale selleks, et neid ülal pidada, läheb rohkem kui 5 miljonit eurot, et lihtsalt kujuta ette, mida oleks võimalik teha selle raha eest. Siin väga suurt fantaasiat ei peagi omama, sest neljapäeval volikogu kiitis heaks käesoleva aasta eelarve ja siis me näeme, et millised projektid ei saanud seal toetust, et kui palju, ma ei tea, erivajadustega laste haridusasutused näiteks jäid toetusest ilma, mis nad meie ajal näiteks on saanud, millised kultuuriprojektid on sisuliselt külmutatud või siis lihtsalt öeldud, et me ei tea, mida sellega teha ja praegu sel aastal selleks ei ole raha. Ja ma siis aga raha on selleks, et lihtsalt jagada inimestele sisuliselt sularaha ja nii palju kui võimalik. Sellepärast, kui ma lugesin kõik need parteisõdurid tahavad palka, et siin ei ole midagi teha, et sest selles koalitsioonis ei ole midagi teha, sest ma vaatasin, et siin oli üks huvitav tabel, et kui palju näiteks on erakondades erinevaid ametikohti, et kus on inimesed nagu palgal, kes töötavad erakondades ja siis üllatus, Reformierakonnas näiteks oli kõige rohkem, et siis see tähendab seda, et me ausalt maksame inimestele raha sellest toetusest või siis liikmemaksudest ja erakonna rahakott sisuliselt. Mida selle töö eest, mida inimesed siis erakonna heaks teevad. Aga siis Keskerakonnal näiteks oli väga vähe inimesi palgal. Aga kindlasti inimesi, kes teevad erakonna heaks tööd, et neid on palju rohkem ja siis neile on vaja ka kuidagi nagu maksta ja siis on vana strateegia jälle rakendatud, et need on siis, need üritatakse ilmselt vormistada ka mingisuguste linnaosavanemate nõunikeks või asetäitjate nõunikeks ja mingisugusteks veel seal poliitiliseks spetsialistideks. Ja kui, ma ei tea, et kui jällegi oli siis 4 liit Tallinna linnas ja
kesklinnas näiteks kolleeg Sander Andla sai üksi kuidagi hakkama, tal ei olnud ei asetäitjat ega nõunik ja siis ta sai väga hästi. Täiesti arusaadav, sellepärast mina töötasin Lasnamäe linnaosa mis on kõige suurem linnaosa. Ja tegelikult rohkem tööd ei tulegi, sellepärast sul on ametnikud, kes on väga tublid, kes saavad oma tööga väga hästi hakkama ja lihtsalt, et tekitatakse uusi kohti, no minu jaoks on inimestele näkku sülütamine ja nendele valetamine. Ja tead, ma hiljuti vaatasin lihtsalt jooksis üks reels Facebookis, kus Anastassia Kovalenko-Kõlvart pahandas selle peale, et no vot, kallid inimesed, Reformierakond hakkab siis midagi head tegema riigi tasemel selleks, et valetada inimestele, et nad on head ja ärge uskuge neid, sellepärast nemad teevad ainult seda sellepärast, et tahavad, et te hääletaksite nende poolt siis eelseisvatel valimistel. Ja samas, kui ma näen, mida teeb näiteks Keskerakond maksumaksjate raha eest ja seda esitatakse ka ülisuurt heldust ja mulle no kurat, see on täiesti nii suur silmakirjalikkus, sellepärast vähemalt see, kui võtame see maksuküüru, ikkagi see sõltub puhtalt inimesest, kui tal on kõrgem palk, sisuliselt ta saab rohkem raha kätte, see eeskätt sõltub inimesest. Nii nagu Keskerakond ja Isamaa praegu jagavad raha sulas, see üldse sisuliselt ei sõltu inimese pingutustest ja enda panusest. Lihtsalt anname kõigele, kas sa vajad või ei vaja, et pole vahet. Ja see lihtsalt teeb mind päris tigedaks, sellepärast mina olen ka maksumaksja. Ja ma ei näe, miks on vaja niiviisi teha. Tallinna volikogu opositsioonierakonnad ja ka linnaosakogud esitasid sel aastal 71 parandusettepanekut eelarvele, näiteks Põhja-Tallinnas esitasime ka vist 4 ja need parandusettepanekud tavaliselt puudutasidki neid sotsiaal- ja kultuuriobjekte, mis vajavad arendamist ja mina pidin ka minema selle rahanduskomisjoni istungile Põhja-Tallinna linnaosakogu juhina ja siis kaitsma meie ettepanekuid ja mulle väga meeldis see komisjoni esimehe Aivar Riisalu, nii et ta siis põhjendus, miks ei saa vähendada seda palgafondi, et siis neid projekte toetada, sellepärast, et on vaja ju inimesi, kes teeksid tööd. Ja siis, et kuidas me ilma nõuniketa, nõunike armeeta. Ja lõppkokkuvõttes ühtki muudatusettepanek opositsiooni poolt ei olnud heaks kiidetud. Ühtegi jah, 0. See on kõik, mida me tahame teada sellest, kuidas Tallinna koalitsioon on valmis koostööd teha, sellepärast riigi tasemel, et vahel võetakse vastu isegi neid seadusi, mis olid algatatud opositsiooni poolt. Ja Keskerakond on selles mõttes tagasi ja ka see, et see on Isamaa häältega, nad on tagasi, see on, loomulikult teeb muret, aga kui palju siis Isamaa valijad seda taluvad, eks näitab aeg, aga nad siis juba praegu. Tahaks lõpetada väga kuulsa fraasiga, Tallinn vajab muutust. Tallinn vajab muutust, jah. Aga ma tänan, siis järgmisel nädalal uuesti räägime. Räägime.